teist päeva viibib Eestis USA filantroop, multimiljonär George Soros. It is a very great pleasure for me to be here. Ükskord me võidame nii kui nii! 1989 oli suur muutuste ja murrangute aasta. Kogu Kesk- ja Ida-Euroopas levis uus, vabale ühiskonnale suunatud mõtteviis ning kommunistlike riikide ärksamad kodanikud julgesid taas rääkida demokraatlikust tulevikust. Augustis toimus Balti kett, mida kajastati laialdaselt nii Euroopas kui mujal maailmas. 29. november. See oli ju see aeg, kui Berliini müür, eks ole, juba oli nii-öelda maas. Just see tunne, et nüüd lähevad kõik väravad lahti ja nüüd me saame ise vabaks ja jõuame siis nagu sellesse nii-öelda lääne maailmaruumi ja avatud ühiskonna idee, mis on ju filosoofiline idee, eks ole, põhimõtteliselt. See muutus ka selliseks nagu populaarseks ja arutati, missugune siis see ühiskond peaks olema, mida me siis tahame siin Eestis näha. Need olid selles mõttes ikka hästi segased aastad ja hästi huvitavad ka selles mõttes muidugi. Et me olime tulnud Eesti NSV-st just ja me pidime aru saama, kuidas me Eesti Vabariigis oleme. Mis ühiskond see on üldse, mida me üles ehitame siin? Samal ajal otsis idabloki edumeelsemate riikidega kontakti Ungaris sündinud Ameerika multimiljonär George Soros. Sorose plaan oli luua postsovjeti riikidesse fonde, et käivitada siirdeühiskonnale vajalike reformide elluviimist. Esimene katselabor oli Sorose kodumaa Ungari, kust majandust, teadust ja sotsiaalvaldkonda hõlmanud reformid lükkasid riigi arengule hoo sisse. Tema jaoks oli see tõesti niisugune oma missiooni kuidagi nagu ära tundmine ja kuna tal oli see võimalus, siis võts arvutada asi, et sul on tahe, aga sul on ka peaaegu piiramatud võimalused. Our aim was simple, to demonstrate the falsehood of communist dogma by providing alternatives. We did not need to decide on priorities. They were decided for us by those who applied for support. Sest see oli vist 89. aasta sügis, kui siis oli nagu telefonioperaatorid ja siis operaator helistab, et teil on kauge kõne ja siis ootasin ära, mis see kauge kõne on ja siis tuli välja, et üks New Yorgist avatud ühiskonna instituudi üks kaastöötaja siis helistas mulle, et kas ma saaksin nagu aru pidada nendel teemadel, kui Eestis taoline algatus lahti läheb ja kas saaksin kaasa aidata. Ja meie jaoks see teade, et nüüd tuleb niisugune heategevus miljonär Ameerikast. Meil oli niisugune tunne, et sellega võib nii-öelda kõik soovid täidamine nagu muinasjutus. Saabub kuldkala isiklikult. Novembris saabuski Soros isiklikult Eestisse. Ta nagu küsis kõikide inimeste käest, kellega ta Tartus kohtus, et mida võiks siis nagu teha või mida peaks tegema selleks, et tõesti oleks selline Eestis demokraatia areneks, oleks avatud ühiskond ja kõik see. Ja siis mina püüdsin talle siis istutada ideed, et Tartus on ikka see kommunikatsiooni pool hästi arenenud ja nüüd internet on tulemas, meil just olid tulnud niisugused esimesed aimdused sellest, mida internet võib lubada. Et Tartu võiks olla see koht, kus siis tekiks niisugune, võiks öelda siis ka rahvusvaheline selline nagu infoväljakeskus, kus me siis nagu oma kommunikatsiooni ja semiootika kõigi nende teadmistega tehepoolt arendame sellist, võiks öelda siis nagu ülemaailmset sellist nagu inforuumi. Ja siis ta kuulas seda ja ütles, et see on ikka väga tore, aga et see on ikka väga kallis, et nii suurt
asjaga teha ei saa. Ma olin sellest üsna pettunud, mulle tundus, et tema jaoks ei ole miski liiga kallis. It is a very sharp contrast with other countries of the former Soviet Union. Siis ma mäletan, me lendasime tema lennukiga Tartust Tallinnasse koos. See oli ka omete elamus, eks ole, et mingi eralennuk, ta Prantsusmaalt tuli selle eralennuk ja lendasin Tallinnasse. Ma mõtlesin, nii võib Tartu Tallinna vahel liigelda küll, et ei ole viga selles, et 2,5 tundi maate peal istuda. 19. aprillil 1990 toimus Kultuurifondi saalis avatud Eesti fondi asutamiskoosolek. Initsiatiivgruppi kaasatakse akadeemik Richard Willems, professor Juri Lotman, luuletaja Jaan Kaplinski ja paljud teised tolle aja tipptegijad. Ma olin sellel esimesel suurel koosolekul, see oli hulka inimesi. Arutati, kes peaks juhtkonnas olema ja mõned tahtsid väga kangesti ja edasi. Kes vaatas, kas järsku saab midagi ja kes tahtis mingisuguseid Eesti asju ajada ja nii edasi. Ma ütleksin nii, et see mulje oli, et see asi läheb kindlasti käima. Endise Kultuurifondi töötaja toona 32-aastase Mall Hellami juhtimisel alustas fond tööd Tallinnas Olevimäel asuvas kitsukeses kontoritoas, mille naabriks oli Eesti NSV rahukaitsekomitee. Laual kodust kaasa võetud kohvitassid, lusikad ja telefon, mis oli pidevalt punane. Asus fond kaardistama valdkondi, kus noor Eesti Vabariik kõige enam tuge ja järelaitamist vajab. See oli uskumatu, see oli selline hoog ja selline vaimustus ja just see, et need ideed, mis õhus olid, mis tulid meie nõukogult, mis tulid väljastpoolt, kõik oli tehtav ja meil olid need võimalused, me saime kõigele kaasa aidata. Inimesed said aru, et nad teevad õiget asja ja see oli minu meelest kõige olulisem, et see on õige tegutsemisviis, et me teeme asju koos, et me teeme asju koos nendega, kellel on sarnased mõtted. Mina julgen arvata, et ta kasvas koos ühiskonnaga. Ta peegeldas seda, milleks ühiskond parajasti just praegu hetkel valmis oli, aga mille oli ka vaja. Ja see usaldus oli päris kõrge, see ei tulnud kuskilt New Yorgist või Sorose enda peast, et nendele inimestele sellistesse valdkondadesse tuleb anda toetusi. See oli kohapealne kollektiivne otsus, see oli kohapeal läbi arutatud ja seda mõjukam ta oli, kuna ta peegeldas tegelikult selle konkreetse riigi ühiskonna valmisolekut midagi ette võtta, mis viiks meid edasi. Ta toimus kiirendajana, ta toimus täpselt selle katalüsaatorina, tõenäoliselt ühiskond oleks edenenud ka väga hästi oleks edenenud ka ilma avatud Eesti fondi või paljude muude selliste toetavate programmidega, aga see lihtsalt aitas oluliselt kiirendada. Üks väga tõsine eesmärk oli kohe alguses see, et meil oleks vaja saada raha, et noored väga suur osas ei kaoks Eestist ära. Meid hirmutas natuke see asi, mis Lätis juhtus. Noored panid kõik, lasid jalga, mitte kõik, aga suurem osas. Ja veel kadus ära veel see põlvkond isegi, kes võiks veel noori õpetada ja alles ainult umbes akadeemikud. Eestile on Soros 8 aasta jooksul eraldanud 173 miljonit Eesti krooni pluss õppemaksud meie üliõpilastele õppimiseks välismaal. Fondi suureks edulooks kujunesid tudengite stipendiumiprogrammid. Aastas umbes $1 miljon maksnud projekti raames saadeti noored õppima nii Kesk-Euroopa, Suurbritannia kui Ameerika Ühendriikide tippülikoolidesse. Ja lisaks toetati teadlaste osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ning investeeriti lootust andvatesse teadusprojektidesse. Ta enam-vähem töötas. Oli küllalt palju neid, sai tagasi osta inimesi, see on tõsis mõttes. Mitmed praegused akadeemikud jõudsid õnnelikult, kes olid mõned juba 3-4 aastat välismaal olnud koos peredega ja nii edasi, jõudsid Eestisse tagasi. Täitsa selgesti seda tüüpi rahadega sai tagasi Jaak Vilo, Delta IT või see meie IT
suurimaid kujusid, Mart Ustav, siis oli füüsikuid ja teisi. Ja mõned muidugi, mõned põrsad nagu, mis põrsad ma ei taha kellegi, kui see raha otsa lõppes, vaatasid ringi ja laksusid uuesti. Et mina läksin õppima siis avalikku haldust esimese eestlasena, kes üldse sel alal siis nagu professionaalse hariduse sai. Ja lõpetasin siis New Yorgi ülikoolis vastava magistriprogrammi ja siis, kui tulin tagasi, siis Rein Taagepera kutsus mind Tartu Ülikooli Eesti esimest avaliku halduse osakonda üles ehitama. Nii et ja sellega sidusingi oma ülejäänud elu. Mul on siin üks väike nimekiri, aga see nimekiri on kindlasti tuleb 100-ga korrutada, et kõik need nimed kätte saada, et Jaan Kinter, Hardo Pajula, Tõnu Mertsina, Tarmo Grimm, Tiina Kangro, Adi Klevin, Jaanus Nõgisto, Peeter Olesk, Urmas Paet, Toomas Tamsar, Helena Tulve, Jaan Undusk, Toomas Volkmann, Indrek Kannik, Kilvar Kessler ja nii edasi ja nii edasi. No kõige toredam lugu seoses fondiga on see, et tänu sellele ma kohtasin oma abikaasat. Et see juhtus niimoodi, et mina olin sel ajal Tartu Ülikooli õppejõud ja pandi mingit Eesti delegatsiooni kokku Budapesti sõitmiseks mingile konverentsile ja kus kellelgi tekkis mingisugune tõrge ja ei saanud minna ja Mall helistas mulle ja ütles, et kas sa saad homme lennuki peale minna. Ja siis ma läksin ja siis seal Eesti delegatsioonis oli ka minu tulevane abikaasa, kes tol ajal oli Riigikogus ja see kindlasti muudab mu elu siiamaani. 1992. aasta sügisel panustas George Soros naela devalveerimisele ja saavutas Briti keskpanga üle ajaloolise võidu, mis kasvatas tema varade väärtust ligemale $1 jagu. 100 kordi väiksemate summadega opereeriv noor Eesti riik valis samal ajal presidenti. Ametisse nimetatud uus valitsus hakkas sisse viima mastaapseid reforme, üles ehitades sisuliselt nullist kogu majandus- ja rahanduspoliitika, julgeolek ja kaitsevõime, rääkimata koolivõrgust ja sotsiaalsüsteemist. Läheme, kui nad arreteeritakse. Need noored astugu tagasi sealt Toompealt. Nende taskud on raha täis. Siis me olime ju tegelikult selles faasis, kus me olime äsja või veel alles, me olime suures liikumiste faasis, eks ole. Ja liikumiste faas on ju selline, kus ei ole mitte sellist pikka arutelu, vaid tõepoolest tullakse välja, loosungid on ees, eks ole, kõik ütlevad, meie käes on jõud, meie nüüd nõuame, meie teeme. Ju me ise oleme valinud niisuguse hea valitsus, aga järgmine kord ma usun, et me ei korda seda viga enam. Majanduse ja olmeprobleemide kõrval tõusis üha valjemalt esile küsimus ka kultuurist ja vaimuelust, mis oli vahepealsetel okupatsiooniperioodil teerulliga siledaks asfalteeritud. Aga Sorose enda sellist intuitsiooni kirjeldab võib-olla üks hea näide, kuidas ta kaasaegse kunstikeskuse avamisel Leedus oli kohal ja ta hakkas rääkima ungari keeles. Ja inimesed mõtlesid, et appi küll, papi on nagu sassis omadega vist. Et ta vist ei teagi, kus ta on üldse, et räägib siin Leedus korraga ungari keeles hakkab rääkima. Ja räägib seal ungari, keegi saa mitte midagi aru. Ja siis ta jäi vait ja ütles, et hakkas inglise keeles rääkima, ütlemas, et ma rääksin teiega ungari keeles, te ei saa mitte midagi aru. Vaat kaasaegne kunst on ka samasugune asi. Ma ei saa sellest mitte midagi aru, ma saan aru, et see on tohutult oluline ja sellepärast ma aitangi sellise keskuse loomisele kaasa. Suuresti fondi toel käivitati 1993. aastal Vilniuse eeskujul Tallinnas kaasaegse kunstikeskus, mille esimeseks juhiks sai kunstiteadlane Sirje Helme. Mul on praegu selline tunne, et kui mulle keegi ütleb Interstanding, siis ma karjuma ja jooksen minema. See hüpe sellesse
uude ühiskonda, demokraatiasse, aga ka uude ühiskondlikku majandussüsteemi. Oli nii ränk, et ikkagi kunstnikud, vanem põlvkond kannatas selle käest tõsiselt. Ja meie, me olime situatsioonis, kus meie pilk vaatas pigem tulevikku, mitte minevikku ja me tegelesime pigem noortega. Ja tõesti, vanematel kunstnikel oli kuidagi tõrjutuse tunne, valget laeva ei tulnud. Kas siin on tekkinud mingisugust konflikti eetilisel tasandil? No, näiteks, et raha, mille kunstnik saab, võib olla tulnud tegelikult mingist mustapesu pesemisest. Ära seda minu käest küsi, seda ma ei oska sulle tõesti öelda. Ja jumal hoidku, võib-olla see on nii naljakas küsimus. Aga siis tulid sellised artiklid küll, et jah, mis teil häda, te olete need dollarisilvakesed. Ütleme, et suplete rahas ja teete, mis tahate ja üldse ei tea, mis tegelikult hävitate seda vana hea kunsti. Ei, muidugi oli kriitikat, jah. Aga see tuli pigem kunstnike enda poolt kui kusagilt rahva hulgast, sest ma arvan, et rahval oli ausalt teisi muresid. Just muutused ise nihutasid eesriide paljudelt kitsaskohtadelt. Rida asju, mida varem oli garanteerinud riik, mis olid keelatud, ebavajalikuks tunnistatud või maha vaikitud, tuli nüüd üles võtta inimestel enestel. Demokraatia ei ole ju ainult, see ei puuduta ju ainult seda, eks ole, kuidas riiki valitsetakse, et tegelikult me saime ka rääkida sellistest demokraatlikest väärtustest hariduses, et kus võeti rohkem arvesse, ütleme sellist tänapäeval nagu kaasaegset lähenemist. Ja üks toredamaid oli lasteaedade arenguprogramm Hea algus. Ja see tähendas seda, et kogu ütleme see lasteaedade nagu idee nagu muutus lastekesksemaks, nagu inimlikumaks, isiksuse kesksemaks. Ja me muidugi suure rõõmuga haarasime sellest programmist kinni, hakkasime otsima inimesi, kes saaksid seda läbi viima hakata, koolitusi korraldama, hakkasime otsima neid pilootlasteaedu ja programmijuhti, kes oleks erialaspetsialist. Ja siis leidsime Eesti ühe parima spetsialisti Mai Maseri. Tänavu alustavad esimesed hea alguse klassid. Õppe- ja kasvatusmetoodika hea algus eesmärk on heatahtlike, ettevõtlike ja tervete kodanike kasvatamine. Ja siis, kui mul oli järjekordne telefonikõne Avatud Ühiskonna Instituudiga New Yorgis, siis küsiti, et kuidas teil läheb, et kas teil on juba inimesed leitunud, raporteerisin rõõmsalt muidugi ja et programmi juht on Mai Maser. Ja siis oli vaikus teisel pool. Ja küsimused, kuidas nii, et sinu ema. Ma ütlesin, ei, Mai Maser. Ja siis ma sain aru, et my mother on siis selle suure kalli ja üüratu programmi juht. Nii et siis pärast saime naerda tükk aega. Geenimeditsiin murrab jõuliselt sisse niinimetatud traditsioonilisse diagnostikasse. Ma arvan, et ta saab täiesti valdavaks meditsiini diagnostika haruks 21. sajandil. Me korraldasime tavaliselt igal sügisel ühe teaduskonverentsi ja mina seal konverentsil tutvustasin oma uut projekti, et ma tahaksin skriinida cystis fibroosi, mis oli üks niisugune raske haigus, tänaseniga raske haigus, aga nii palju on juba arendanud, et see on juba täna geeniteraapia. Ja siis tagareast seal inseneride majas me seda pidasime, üks noor arst tõusis püstütas, aga miks me seda teeme, kui me ei skriini siin fenüülketonuuriat ja veel mõnda asja. Ja ma ütlesin, kuidas niimoodi, et ma arsti õpingutest mäletan, et niisugust asja ma nägin närvihaiglas. Ja siis selgus, et seda tehti ajutiselt ainult 3 maakonnas, Jõgeva, Põlva ja Tartumaal ja tegelikult vastsüünide sõel testimist Eestis ei toimunud 90. keskel. Näiteks isegi Ida-Saksamaal oli see juba kestnud 25 aastat tol ajal. Ja siis kohe mõtlesin, et teeme seda ja siis me läksimegi ministeeriumisse, et panime selle idee ette. Ja kõik nagu toetasid seda, ma mäletan, kõige keerulisem oli saada raha muidugi finantsosakonnast, aga ma arvan, et 2 minutit vestlesime koridori nurgas diivani peal. Ja siis ma arvan, et Richard oli väga tegev Avatud Eesti Fondi nõukogus ja ta ütles, et sealt võib sinna kirjutada nagu projekti.
ja küsida niisugust asja jaoks raha. Ja nii ma tegingi. Ja siis, ja kujutage ette, see Avatud Eesti Fond eraldas 1 miljon Eesti krooni sellisel töö tegemiseks. Ja kujutage ette, see oli juba üle 30, umbes 30 aastat tagasi. Juba DNA-diagnostika Tartu Ülikooli Kliinikumis ja lasteaedades siis hakkas pihta. DNA-diagnostika kohe sai haigekassasse menüüsse, hakkasid tekkima koodid, arstid hakkasid tellima. Ühesõnaga kõik läks nii moodne DNA-meditsiin jõudis sellega Eestisse. Oli fondi rahasüss selle põhjus või tagajärg, aga 90ndate teises pooles algas Eestis suur geneetikavõidujooks, mis kulmineerus 2001. aastal geenivaramu loomisega. Sarnasel moel aitas fond liblika tiivalöögina käivitada mitmesuguseid algatusi alarahastatud tervishoiu valdkonnas, alates koduvägivallast ja tänavalaste probleemist, lõpetades süstlavahetuse ja narkomaanide sõltuvusraviga. Kui me alustasime töötajatega, eks ole, siis esimene, kes pani niimoodi oma abistava käe andis, oli Avatud Eesti Fond. See üks, mis oli väga oluline ja millega tegelikult teinud riigil jõudu ja võimalust tegeleda, millele Avatud Eesti Fond ja George Soros pani kohe tähelepanu õla alla, oli inimese immuundefitsiidi viirusega ehk AIDSi tekitaja viirusega seonduv asi. Ja see oli tõesti see aeg, kus AIDS levis. Ta oli suhteliselt tundmatu haigus, tema vastu ravimeid ei olnud, vaktsiine ei ole tegelikult, töötajaid vaktsiine ei ole tänaseni ja tegelikult see probleem meie mitmetes Eesti piirkondades, Ida-Virumaal, Tallinnas oli hästi suur ja me teadsime, et see on selline, võtab sellise pandeemia mõõtme. Meie võib-olla viimaste aastate poliitika selleks, et käsitleda venelasi indiviididena on olnud natukene nõrk, sest et see, mida me omal ajal üritasimegi teha, oligi neid indiviididena käsitleda, neid eraldi käsitleda. See oli hästi süsteemne lähene, mida Avatud Eesti Fond kasutas. Tal olid teatud valdkonnad, selgelt nii-öelda vertikaalid, haridus, kodanikuühiskonna ja vaba sõna ja vaba mõtlemise arendamine, siis edasi mõistmine, et Eestis ei ela mitte ainult eestlased, vaid me peame leidma viisi, kuidas kõigist rahvustest inimeste jaoks oleks Eesti üks ühine koht. Seda probleemi teadsid ja teavad kõik Eesti inimesed muidugi, et kogu see venekeelne elanikkond oli ka täiesti isolatsioonis ja ega ka liiga palju pingutusi ei tehtud, et neid kuidagi integreerida või kaasata Eesti ühiskonnaellu. Loomulikult olid ka riiklikud keeleõpetusprogrammid, aga me püüdsime nagu omalt poolt ka täiendavalt võimalusi lisada, et näiteks vene koolide õpetajad hakkaksid eesti keelt õppima ja seal oli ka tekitasime selline mentorlusprogrammi, et vabatahtlikud inimesed, Eesti inimesed said abistada neid vene koolide õpetajaid, kes ise tahtsid muidugi. Ja arvestada tuleb sellega, et näiteks sealt Ida-Virumaalt 90% polnud üldse kuskil kaugemal käinud, eks ju. Ja ega siis eestlased kuskil Saaremaal või Saaremaal võib-olla veel, aga kuskil mujal neil ei olnud ka ettekujutust, mida Eestimaa venelane endast kujutab, eks ju. Ja siis on see väike laps sul seal talus, eks ju. Ja siis selgub, et ta on imearmas. Ja tahabki õppida ära eesti keelt ja siis selgub, et tal on ka väga toredad vanemad, eks ju, ja need saavad ka teada, et eestlased ei ole üldse kurjad, vaid vastupidi, väga külalislahked. Ja see niisugune, need pered jäid tihti peale aastateks veel suhtlema, eks ju, et nad jäidki siin suveti käima sinna, ma tean neid lugusid, päris konkreetseid lugusid, üsna mitmeid, et see on üks sellistest toredatest südamlikest projektidest, mis tollest ajast meeles on, aga see kestis veel hiljem ka edasi. Avatud Eesti Fond ajalooliselt ongi interneti Eestisse toonud, kuigi samas olid käigus ka teised kanalid. Ma istusin seal Washingtonis, kui ma olin Eesti saadik
vaatasin, kui vaene on majanduslikult on Eesti. Meil olid viletsad teed. Soome, Saksa, Ameerika olid 50 aastat ehitanud magistraalteed üle riigi. Neil olid kõik võimalikud sidevahendid, kõik need asjad toimisid. Majad olid ju uued, hästi ehitatud ja ma avastasin esimest veebilehitsejat, mis oli Mosaic või Mosaic inglise keeles, mis oli just ilmunud. Ühe sõbra soovitusel ma läksin, sa pidid seda ostma poest, laadisid üles neid flopisid ja ma nägin seda ja siis ma ütlesin, ahaa, see on see asi. See on see asi, millega me oleme täiesti samal tasemel kui kõik teised meist palju edukamad ja rikkamad riigid. Ja siis järgmine asi on, kuidas meie saame sinna sisse, et me teeme seda. Minu taustal käima läinud kihutamine peaks iseloomustama seda, mis praegu on meil toimumas ka Eestis. Ma mäletan hästi, et seal samas nõukogu koosoleku ruumis oli suur Eesti kaart olemas. Ja siis ma läksin sinna kaardi juurde ja näitasin, et praegusel hetkel on internetipunkt, mida kõik inimesed saavad tasuta iga päev kasutada, on Tallinnas Rahvusraamatukogus, Hiiumaal Kärdlas, Luidjas ja Sõru sadamas. Ja läksin seal kaardis näitasin, aga plaan oleks see Võrru, Valka, Ida-Virumaale, kõigisse nendesse kohtadesse minna. Ja olid sellised väiksed knopkad, mida siis sai torgatud sinna kaardi sisse öelda, et nii, et Eesti tuleks sellega nagu ära täita. Et tänu sellele projektile pääseb interneti muljet avaldavalt suur hulk inimesi ning seda riigis, kus enamusel inimestest puudub arvuti. Ja siis järgmine mõttekäik on, me peame seda, see ei tööta, kui see on lihtsalt mingi kitsas grupp või väike grupp, kes teeb seda või see tuleb väljaspoolt, see peab olema selline asi, millega inimesed hakkavad kõik pihta. Tänavati Eestis 3 avalikku internetipunkti. Avatud Eesti fondi korraldatud konkursi internetipunktide võistluse võitsid Käruvald, Kilingi-Nõmme ja Pärnu. Ja siis me tekitasime sellise suure programmi, mille alusel, mis koostöös kohalike omavalitsuste ja raamatukogudega lõime üle 100 avaliku internetipunkti üle kogu Eesti. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb. Ja siis käivitus suurim inimeste motivatsiooni käivitaja kadedus, et tuleb ühes vallas on arvutiklass. Siis ülejäänud 3-4 vallas tuleb mees ja ütleb, kuule, miks neil on mingi tiiger seal, me tahame ka tiigrit. Arvutiga oskad ka kirjutada? Ma oskan ka kuidagi. Teed koolis ka mingeid asju arvutiga või? Ei, meil koolis pole arvutit. Ja mul on meeles siis, kui Linnar tegi oma neid tuure, kus nagu pani välja 200 arvutit ja siis on seal mingi 700 last. Kui hoiavad need kõik tagasi, siis nad lasevad neid tulla ja siis nad kõik tormavad arvutite peale kuskil. Et see oli tõesti vägev. President Lennart Meri andis täna Kadriorus George Sorosele üle Maarjamaa risti 1. klassi ordeni. Ja siis tekkis olukord, et kas Soros tahab seda jätkata või mitte. See oli küllalt kallis lõpukokkuvõttes. I will eventually want to end my support because in fact Estonia is now pretty firmly established on the road to Europe. Ja sõna otses mõttes meil oligi kogu aeg laual küsimus, kas see on see aasta, kus me viimast korda Avatud Eesti fondi nime all tegutseme. George Sorose võrgustik ütles omalt poolt, et kui tahate, võite jätkata millegagi, aga see nende poolt vaadatuna Eesti on valmis. Euroopa Liit, NATO, suured eesmärgid saavutatud,
Eesti riigi stabiilsus, ühiskonna areng on liikumas oma teed pidi ja fookusse tuleks võtta hoopis Aafrika, Kesk-Ameerika vaesemad riigid. I have to reduce the amount of money I spend in Estonia, partly because I've got limited resources. Ja üks oluline otsus oli tol hetkel see, et Avatud Eesti Fond jätkab Eesti siseselt samasuguse struktuuri, samasuguse fookusega, vaadates ette mõned aastad, mis on need valupunktid, mis on oluline paari aasta pärast, millega me saaksime kohe tegeleda, mis on need väikesed toetused, mida saaks kohe anda, aga veel olulisem, me laiendasime oma partnervõrgustikku ehk seda rahastusbaasi ja kaotasime siis Avatud Ühiskonna Fondi New Yorgi poolt tuleva rahastuse sõltuvuse. Andis hoopis uue perspektiivi, andis hoopis suurema mandaadi, andis põhjust siin koha peal pingutada hoopis teistsuguste eesmärkide nimel. See oli nagu täiesti uus etapp meie elus ja tegelikult see kõik haakus täiesti ideaalselt ikkagi meie suure eesmärgiga aidata kaasa vabakonna tugevnemisele, vabakonna organisatsioonide erialaste oskuste tõstmisele, et nad oleksid ise head kas teenuste osutajad inimestele või ka kaasamõtlejad või kriitikud või ühiskonna valvurid või eestkostjad ja head partnerid riigile, kellega tegelikult peakski riik kogu aeg läbi rääkima. Poliitika on igaühe asi! Kodanikuühiskonna lakmustest saabus juba mõned aastad hiljem, kui Eesti langes sügavasse demokraatiakriisi. Mitmed valitsuserakondadega seotud skandaalid murendasid ühiskonna usaldust parteipoliitika vastu ja tõid rahva sõna otseses mõttes tänavatele. Tookord oli tegemist Eesti jaoks siiski küllalt tüüpilise poliitilise kriisiga, kus siis sattus nii-öelda rambivalgusesse tollane Reformierakond nende annetustega, mis olid registreerimata, mille kohta jäi niisugune väljend käima, et kilekotiga toodud raha. Tänases Postimehe arvamusloos tunnistas endine Riigikogu liige Silver Meikar, et annetas Reformierakonna kassasse raha, mis polnud tema oma ja mille päritolu ta ei tea. Neid kordi oli ju mitu ja ma olen suhelnud sel teemal mitu korda Kristjan Michaliga. Ja see oli niisugune nagu see ajend, mis lükkas liikvele selle üldisema pahameele üldse kogu selle niisuguse siis juba tekkinud erakondliku suletuse, niisuguse omavahel kokkulepete süsteemi kohta, mida siis nimetati, et tehakse kartelli kokkuleppeid. Rahvas pole loll! Rahvas pole loll! Mina valin tõe! Mina valin tõe! Aitab! Aitab! Ja see usaldamatus poliitikute, kõige poliitika ümber käib, oli nagu erakordselt suur ja see halb tunne kõige selle suhtes oli nagu ühiskonnas ikkagi väga emotsionaalne ja väga tugev. Oli näha, kuidas kodanikuühiskond ja poliitikud ja ettevõtjad igaüks olid oma kaevikutes, meedia seal vahel kuidagi moodi, et sellist normaalselt suhtlust enam ei toimunud ja igaüks siunas ühte või teist poolt. Harta autorid toonitavad, et tegu pole ühe erakonna kriisiga. Nii palju inimesi viimasel ajal ütlevad, et nad on pettunud demokraatias. Ja selles suhtes siis avaldati arvamust, oli niisugune 12 allkirjaga artikkel, mina olin ka üks 12 tol ajal ja sellele tuli meeletult vastukaja. Ja kuna tuli nii palju vastukaja ja vastukaja tuli siis juba tuli ka läbi neti, eks ole, siis tekkiski see algatus tekkis nende samade alla kirjutanute poolt, et korjame need vastukajad kokku ja püüame nendest vastukajadest siis teha mingisuguseid mõistlikke, arendada välja mõistlikke ettepanekuid. Mõtlesime välja, okei, me oleme juba ühiskond, teeme nii, et igaüks kirjutab, või igaüks, kes tahab, võib kirjutada, mida nad arvavad tuleks muuta. Tallinna Lauluväljaku klaassaali kogunes täna 315 inimest, et arutleda Eesti jaoks oluliste teemade üle.
aga tähtis on see, et see arusaamine, et tõepoolest inimesed peavad esiteks tahtma, aga teie poolt ka oskama kasutada neid võimalusi, kuidas tulla ise välja, mitte oodata, kuskilt keegi algatab, vaid tulla ise välja oma seisukohtadega, teha neid foorumeid, arutada, jõuda üksmeelele ja siis selle üksmeele pinnalt minna siis edasi juba ka poliitikute juurde. Kelle arvamus on sulle oluline, Kristi? Rahvakogust innustatuna sai Eestis alguse mitmeid tänaseni toimivaid liikumisi ja initsiatiive. Näiteks 2013. aastal käivitatud Arvamusfestival. Ja see jääb eluks ajaks meelde, kui kestis see festivali esimene tund ja arutelud hakkasid käima. Ja see töötas. Ja siis me vaatasime küll üksteisele otsa, mõtlesime, et jah, see oligi võimalik, et see tõesti töötab. Ja see tõesti nii on, nagu me unistasime, nagu me pikalt olime rääkinud, et midagi sellist võiks Eestis juhtuda. Ja ma olen veendunud, et see on üks põhjus, miks Eesti on olnud nii edukas võrreldes kas või meie idanaabriga või siis väga paljude teiste, pea kõikide teiste postkommunistlike riikidega võrreldes, on, et meil on olnud tugev kodanikuühiskond alates juba 19. sajandi kesk. Esimene suur kodanikuühiskonna ilming on laulupidu. Mis oli laulupidu? Inimesed tulid kokku, tahtsid laulda. Tähendab ei olnud mingit riiklikku toetust sellele, et nüüd te saate sellise raha, et nüüd te võite sinna minna. Inimesed arvasid, et nad tahtsid midagi teha. Aleksandri kool on teine näide kodanikuühiskonnast. Läheme edasi. Üliõpilasorganisatsioonid, samamoodi. Estonia jälle 1905. Et see on meil olnud kaua aega ja võiks isegi öelda, et Eesti iseseisvus oli kodaniku algatus. Et ei olnud kedagi, kes tuleks ja ütles, me toetame teid, kui te teete Eesti iseseisvaks riikiks. Kõik need alged olid siin kõik olemas. Ja seetõttu Eestil on olnud minu arvates palju tugevam kodanikuühiskond kui paljudes teistes riikides. Avatud Eesti fond tutvustas täna kõrghariduse tugiprogrammi. 170 000 krooni maksnud kogu ostis raamatukogule Avatud Eesti fond. Avatud Eesti fondi koosmeele auhind pälvis tänavu Kolga keskkool. Avatud Eesti fond on 35 tegevusaasta jooksul läbinud pika ja käänulise teekonna. Kuid sellest on võrsunud terve hulk elujõulisi organisatsioone ja ettevõtmisi. Fondi toel loodud Praxisest on saanud Eesti juhtiv poliitikuuuringute keskus. Geenivaramust on kujunenud rahvuslik superteadusprojekt. Avatud ühiskonna foorumist, Arvamusfestivalist ja teistest fondi arutelu platvormidest on saanud loomulik osa Eesti demokraatia toimimisest. On ääretult suur rõõm seista siin täna teie ees ja tähistada Avatud Eesti fondi 35. aastapäeva. Nagu me ise näeme, on ühiskonnas probleeme küllaga. On justkui need samad asjad, mis kunagi olid, et me lähme nagu allakäigu trepist niimoodi suure mühinaga jälle mingisse punkti tagasi ja me peame jälle nagu otsast alustama. Me püüame jätkuvalt toetada kodanikuühiskonna tugevdamist selleks, et õigusriik jätkuks ja kui ei ole kodanikuühiskonda, kui ei ole seda vaba sektorit, siis õigusriiki on ka 10 korda lihtsam kõigutada. Avatud Eesti fondi mõju
versus tema mõistmine on kaks täiesti erinevat aspekti. Need projektid, mis ta aitas ellu kutsuda, mida ta finantseeris, millel ta kätt peale hoidis, mida ta võttis ka eest kõneleda, on olnud äärmiselt mõjukad ja samas väga paljude inimeste jaoks fond ise jäi tahaplaanile. Selle auhinna nimi on koosmeele auhind. Laureaat on üks väga eriline inimene, avatud valitsemise partnerluse maaletooja ja pärast ka selle kodanikuühiskonna ümarlaua vedaja. 200% meie inimene ja kes teda ei teaks, meie laureaat on armas Liia Hänni. Aga seda uut ajastut, mis meie ees hakkab avanema, mille varjud võib-olla on juba mingil määral kohal, seda me veel ei oska nimetada ja ei tea, kuhu ta läheb. Võime ju öelda, et jah, midagi on ju välja joonistumas, mingid kontuurid sellest uuest ajast. Ja võib öelda tõesti, et see on ju ehmatav ja muret tekitav just nende inimestele, nendele ühiskondadele, kes hindavad demokraatiat ja avatust uuele